Üks võimalus endale kasvatada sellist toitainetihedat ja vitamiinirikast maitserohelist ja ka lehtköögivilju on teha seda enda aknalaual. Ja sa saad seda teha isegi siis, kui sul aeda või terrassi veel ei ole. Või kui sa oled alustav aednik ja sa veel alles proovid aru saada, mis sulle endale päriselt meeldib. Sel juhul ongi päris tore alustada sellisest külvist ja minul on siin lihtsalt kasutuses üks madal elhopott. Aga kui sul on ka endal juba mingi pott olemas, mis tühjalt seisab või sul on mõni väga ilus keraamiline nõu, mis ka sinu koju väga hästi sobib, siis sa võid ka seda kasutada. Ja mul ongi täna selline plaan näidata sulle, mis mul siin potis kasvab ja mitmed taimed siin tegelikult on juba ka sellises suuruses, et on aeg nad tarbimiseks ära lõigata. Ja kuna ma juba aiman ka, et mul võib siin tekkida vaba ruumi, siis ma külvan siia üht-teist veel juurde. Ma näitan sulle ka seemneid, mis on saadaval Horticumi e-poes, et kuna seal on väga lai valik, siis me taaskord tegime väikse eelvaliku, sul oleks ka lihtsam juba endale meelepärasemad taimed välja valida ja siis teeme veel ühe poti juurde, sest et ma näen ka, kuidas mu oma pere käib seda potti vahel vaatamas ja eks nad tahavad ka siit vahepeal midagi juurde võtta. Aga ma näitan siis, mis mul siin kasvamas on, ees ilutsemas ka mõned sibulad, et meie pere kõige väiksema soovil said siia mõned tippsibulad ka pistetud ja eks ta ka väga kannatamatult juba ootab, millal ta saab siit seda endale võileiva peale võtta. Aga kohe siin kõrval on basiilik ja siin on ürtsbasiilik ja tema on selline kõige toredam ja kiirekasvulisem taim, mida endale aknalauale külvata. Ja tema on selles mõttes hästi tore, et teda külvad lihtsalt mulla pinnale ja teda on ka nagu tore jälgida, et eriti kui sa teed seda koos oma pere väiksematega, siis see basiiliku seeme muutub pärast seda, kui ta niiskusega kokku puutub. Ta muudab sellise sülti ja kesta endale ümber, et seda on ka nagu tore jälgida. Ja kui ma siit ka basiilikut lõikan, siis ma lihtsalt lõikan teda tagasi ja lõikan alumise lehe pealt sellise väikse kimbu endale. Temaga on selline tore asi, et sealt, kust on lõigatud, hakkab ta hargnema. Ja iga kord, kui sa siit seda teed, siis see taim muutub ka tihedamaks. Nii et temalt saab päris mitu korda seda saaki võtta, et seda kartma ei pea. Maitsetaimede puhul üldiselt igasugune kärpimine ja lõikamine neile meeldib, aga mõnikord näiteks ka basiiliku puhul, kui sul on vaja võtta ainult mõned lehed, siis see on ju ka okei. Siin basiiliku kõrval on mul väga ilusas suuruses juba rukola ehk põldvõõrkapsas ja tema on ka selline hästi kiire kasvuline lehtköögivili, et ka alustaval aedlikule väga mõnus asi, millest alustada. Ja temaga on selline lugu, et kui ta on sul juba 2 nädalat kasvanud, siis sa võid tegelikult võtta siit ka selliseid ilusaid üksikuid lehti. Aga kui sa toas kasvatad ja eks meie toas on ju tegelikult rukola jaoks natuke liiga soe ja kui sa võtad ainult lehti ükshaaval, siis sa võid märgata, et ta ajab endale õievarre. See nimetatakse ennakõidumiseks ja sel juhul ta leht enam juurde ei kasvata. Et kui sa juba soovid siia poti juurde ruumi teha, nagu minul on täna plaanis, siis sa võid juba selles mõttes ka terve selle taime välja lõigata või siis jätta mõned taimed veel kasvama. Ja kui ta sul lõitsema läheb, siis sellest pole ka midagi, et tegelikult sa saad neid õisi ju kasutada söödavate õitena ja näiteks kasutada neid mõne toidu kaunistamisel, need tulevad sellised hästi ilusad, kas hellekollased või valged. Et mina võtan sellise kimbu täna veel siit vähemaks. Rukola kõrval on mul kasvamas ka till, mis on siis kindlasti see iga eestlase lemmikmaitsetaim vaieldamatult. Et tilliga võib olla mõnikord niimoodi, et temal jääb valgusest puudu. Et kui sa sellist külviga teed potti, et siis proovi leida see kõige ilusam ja kõige valgem koht oma kodus, et ta seda valgust ikkagi saaks. Aga kui ta juba läheb kasvama, siis ta kasvab mühinal. Ja siin on samamoodi, et sa võid teda noppida leht lehehaaval, aga võid ka siis lihtsalt neid taimi natukene nagu harvendada. Et mina ka võtan siit tegelikult praegu ühe väikse kimbu välja. Ja siin on mul veel ees kasvamas väiksemad jääsalatid, aga see jääsalat siin on tegelikult juba piisavalt suur, et tervenisti ta välja lõigata. Ja ma lõikan ta lihtsalt siit selle mulla piirilt. Hopsti. Ja see on selline hästi ilus frillise salat, mis on ju tegelikult väga armastatud meie eestlaste poolt, et ma näitan selle seemnepakki ka siia kõrvale. Ja ma tean küll, et minu kodus vähemalt sellele frillise salati peale on väike konkurents, et kes seda krõmpsutada saab.
ja siin on mul üks majoraam ka kasvama hakanud, et tema on mul pandud siia just selle aromaatsuse pärast, et iga kord, kui ma siit mööda lähen, siis ma jällegi tunnen seda mõnusat aromaatsust. Ja natukene siia olen ma külvanud ka tüümiani, et tema ei ole nüüd kõige selline kiirekasvulisem maitsetaim, aga teda saab väga hästi aknalaua peal kasvatada, et ta ei ole tegelikult üldsegi niivõrd nõudlik taim. Siia ka ma olen teinud teiste alla siia sellise ühe väikse rea külvi ja ei pea tema puhul seda kartma, et sa teed külvi liiga tiheda, et selline väike konkurents mõjub temale ainult hästi ja õige pea, no tegelikult juba praegu ma saan võtta selliseid väikseid rohtseid pealseid lihtsalt garneeringuks kasutada. Ja kui ta mul siin kenasti edeneb ja õues on juba ka ilmad soojaks läinud, siis ma võin osa taimisid võtta ja need potistada ja viia ka õue kasvama, sest tegelikult on tema mitmeaastane taim ja talvitub ka meie oludes väga hästi. Ja nii ma olengi tegelikult sellele potile juba ringi peale teinud. Aga mis seemned meil siin veel on, et rääkides tüümianist, teine selline taim, keda tegelikult ka üllataval kombel saab seemnest väga hästi ette kasvatada ja kasvatada ka aknalaual maitsetaimena muidugi rosmariin. Ja tema puhul samuti, et kui sa teda külvad, siis külvada mulla pinnal, aga sa pead olema hästi natukene kannatlikum, sest idanemiseks vajab ta natukene rohkem aega kui teised need taimed, kes meil siin täna on. Ja kuna mul tekkis siia ruumi juurde, siis ma mõtlesin siia külvata koriandri, et seda me ka kohe teeme. Koriandril on väga toredad sellised ümmargused seemned, aga tegelikult koosneb üks seeme hoopis 2 seemnest, et seda ma ka lähemalt näitan. Ja samamoodi kui sellist väikest külvi teed oma väiksesse potti, siis sa võid külvata natukene tihedamalt, kui sa muidu teed, et väike konkurents sellises väikses potis tegelikult mõjub hoopiski hästi, mitte üldse halvasti taimede kasvule. Ja siis muidugi ei saa ju me ilma peterseelita, et temaga on sama asi, et ta tegelikult aknalaual kasvab väga hästi ja idanemisel tema seemne võib katta õhukese mullakihiga, et see mõjub idanevusele hästi. Aga samuti peab olema natukene kannatlik, et ootama, kuni ta siis need esimesed lehed mullast välja ajab. Aga kui ta juba kasvama hakkab, siis ta hakkab kasvama hooga. Ja salatitest veel ma valisin sellele frillise kõrvale selle Grand Rapidsi. Et see on ka selline hästi laialt levinud lehtsalati sort ja ta ei ole üldsegi pirtsakas, et kui teda on vaja ka natukene just valguse osas kesisemates oludes, just talvisemal ajal aknalaual kasvatada, siis tema ka ikkagi saab kenasti hakkama. Ja mis on veel huvitav, millest me kuidagi ei saa ju üle, on murulauk. Et minul on siin küll mõned tipsipuulad, aga murulauk läheb seemnest väga hästi. Ja samamoodi sa võid teha natukene julgema ja tihedama külvi ja teda võid juba päris pisikesest peale juba pealt lõikama hakata, aga samas võid lasta tal suuremaks kasvada. Ja kui sa teda lõikad, siis lõika mulla piirilt ja kui ta on juba alla endale väikse sibula ka kasvatanud, siis ta kasvab uuesti takasti. Ja kui sa plaanid ka neid külve välja kolida, siis murulauku kindlasti ka võib välja istutada, sellepärast et ka tema on mitmeaastane taim ja järgmisel kevadel rõõmustab sind uue värske maitse rohelisega taas. Ja üks kõige huvitavam on üks seemnesegu messlum, et tema on selline, mida tegelikult kasvatatakse üle kogu maailma ja selliseid salatipõhjasi tehakse. Ja kui sa selle seemnepakiga lahti teed, siis sa näed, et seal on täitsa erineva kujuga seemned, et on erinevate liikide segu. Et teda ma ka mõtlesin täna külvata täitsa siia uude potti. Nii, aga see oli väike selline eelvalik nendest seemnetest, mis on saadaval. Et siit sa võid vaadata, mis sulle rohkem meele järgi on. Ja üldse, kui sa oled alustav aednik ja sa alles tutvud kogu selle maailmaga, siis üks selline üldine soovitus ongi alusta nende taimede kasvatamist, mida sa oled harjunud tarbima, mida sinu pere armastab ja niimoodi see väike pingutus ka midagi uut õppida ja natukene nii-öelda aias toimetada, näpud mullaseks teha. See ei tundu üldse nii suur vaev, kui sa saad juba õige pea juba paari nädala jooksul endale tuttavaid maitsetaimi noppida. Aga nüüd hakkame külvama. Külvamiseks ma kasutan jällegi Horticumi külvimulda, sellepärast et see muld ongi just selliste külvide jaoks loodud. Ükskõik millise nõuse endale valid, mis sa plaanid endale aknalaual kasvama panna. Ja see võiks olla selline nõu, millel on põhjas augud. Ja minul on need 4-liitrised Elho potid siin. Neil on sellised väga toredad augud siin ja loomulikult on mul siis selline alustaldrik ka, et siis liigne kastvõisesi ei satuks mulle kuhugi sinna aknalauale, kuhu ta kindlasti sattuda ei tohiks. Ja siin külvimullas on tegelikult väetis ka olemas, et sellised kiirekasvulised taimed, mida me täna vaatasime,
Nende jaoks kuni saagini on see toitainete varu ka olemas, et sellepärast sa muretsema ei pea. Ja ma avan selle pakendi selliselt, et see on selline minu enda väike nipp, et ma jätan sellise kileriba, kuna see külvimuld on siin 10-liitrine, aga minu Elho pott on 4-liitrine, siis osa mulda jääb mul hiljemaks alles, et siis ma saan uuesti selle kinni siduda ja see muld ei kuiva läbi ja jällegi on ta kohe mul kasutusvalmis olemas. Ja kui sa plaanid külve teha, siis oleks hea, kui sa tooksid selle külvimulla natukene varem tuppa valmis, et ta saaks üles soojeneda. Seemned iseenesest külma ei karda, aga kui sa neid külvad, siis nad juba selliseks heaks idanemiseks vajavad sellist soojust ja sel juhul pole mõtet neid külvata külma mulla sisse. Kuna minul tekkis siin kõvasti ruumi juurde peale seda, kui ma selle frillis salatipea välja lõikasin ja siin on tüümi on juba kiiresti edenemas, siin on siuke tühi laik, siis ma natukene panen siia värsket külvimulda peale ja plaan oli siia siis koriandrit külvata ja koriander on selline seeme, kellele meeldib, et ta õrna mullakihiga ka kaetakse. Nii et ma natukene värskendan siin seda kohta värske mullaga. Siin kõrval on ka väiksed rillise salatid juba endale esimesed päris lehed kasvatanud ja siis ma võtan appi endale pulga, millega ma teen väiksed vaod sisse ja kasutan väikest sellist külvialust, millega ma saan siis seemneid paremini sättida. Et kui sa külvama hakkad ja alles teed esimese oma külvi, siis pane tähele, et sa kohe ei külvaks tervet pakki neid seemneid korraga ära, et sul ei ole ilmselt vaja 600 väikest koriandritaimet, aga võib-olla aitab esialgu 20, sest pakki saad sa uuesti sulgeda ja hiljem juurde külvata, et kui sul vaja peaks minema. Ja kui sul sellist alust ei ole, sa võid võtta ka lihtsalt paberilehe ja selle pooleks murda, et siis tekib ka selline väike nagu kanal, millega sa saad siis seemneid paremini sättida. Ja ma teen endale siia ette hästi õrnalt 2 sellist külvivagu selle pulgaga. Võid kasutada mida iganes sul kodus juba olemas on. Ja siis valan osad seemned siia külvialusele, et ära vala otse pakist, muidu mõned seemned on hästi tolmpeened ja siis on sul terve pakk kohe siin korraga ära külvatud. Ja siis ma lihtsalt panen nad siia. Ja võib selliste külvide puhul natukene julgem olla, et kuna sa tõenäoliselt hakkad juba üsna varasid väiksemaid lehti võtma, siis selline mõõdukas konkurents nende taimede vahel tegelikult ei tee mitte midagi. Ja eks koriandriga minul on ka see plaan, et ma hakkan vaikselt siit teda harvendama ja need taimed, mis jäävad kauemaks kasvama, saavad siis sellise edumaa ja saavad natukene suuremaks kasvada. Aga mina saan kiiremini hakata siit endale nii-öelda saaki võtma. Nii et kui ma siit neid idanenud taimi hakkan järjest võtma, siis kui neil on juba esimesed päris lehed, kui ta on selline kõige vitamiinirikkam ja mõnusam ja praegusel kevadsel ajal on meil hirmsasti seda vaja, siis alles jäänud taimed on natuke nagu harvendatud ja kasvavad edasi. Ja koriandril ma siis natuke vaatan ka, et ma natukene õrnalt vajutan seda mullapinda ka. Ja kui sa oled juba selline kindla käega, siis sa võid ka kannuga kasta, aga kuna mul on siin palju neid teisi taimi ka, siis mina nüüd niisutan selle mullapinna selle spreipudeliga. Et kui ma valan väga tugeva joaga sellest kannust, et siis võib juhtuda niimoodi, et kui ma külvan mõnda väiksemaid seemneid, siis see vesi viib need seemned liiga sügavale ja siis ma pean seda idanemist liiga kaua ootama. Nii, ja nüüd said vist teised taimed ka siin natukene kastetud. Nii et selle potiga, mis mul oli juba varasemalt kasvamas, praegu sai temaga ühele poole. Ma vaatan, et see sibul on ka ikka siin nii kerasti edenenud, et ma siit lõikan endale mõned lehed ja kui sa sibulat ka võtad, siis võta terve leht korraga, et siis ka selle taime üldmulje jääb ilusam ja kui sa jätaksid ta siia poolenisti kasvama, siis ta hakkab ära närbuma, nii et kui sa lõikad terve lehe korraga välja, siis taim saab aru, et et tuleb uus leht hoopiski kasvatada ja seda me ju tegelikult tahamegi, et ta rohkem neid lehti kasvataks ja kogu selle minu väikse tegevuse tagajärjel mul ongi siin juba üks päris kena vaagen värsket lehtsalatit, frillisalatit ja maitsetaimi, millega ma saan kööki minna. Aga teeme ühe veel juurde. Mul on ju veel seemneid, mida külvata ja mul oli plaanis ju tegelikult üks selline potikene endale aknalauale veel juurde teha ja ma kasutan seda sama 4-liitrist Elho potti, millel on avad põhjas, et liigne kastmisvesi saaks ilusti siia alustaldrikune valguda. Ja ma valisin praegu 4 seemet, et see just hästi kiirekasvulised, et siis ma tegelikult kohe saan ka neid oma töövilju nautida.
võtan siis veel ühe klassikalise basiiliku, siis peterselli on meil kindlasti vaja, till loomulikult ja siis selline liikide segu ka messloniniks, mis on siis lehtköögiviljad. Ja kõigepealt nagu ikka, alustan sellest, et ma täidan selle poti selle hortikumi külvimullaga. Ja ma täitsin selle poti selliselt, et ma natukene jätan siit servast endale kastmisruumi, et siin tegelikult on üks selline tajutav rand ka olemas, kuhu maani võiks mullaga selle poti täita. Ja ma käega natukene tasandan seda mulda, et oleks ühtlasem. Ja mul on plaanis siia praegu 4 erinevat taime külvata, nii et ma mõttes jagan selle poti pinna ka nüüd 4. Ja kõigepealt ma külvan neid taimi, mille seeme vajab mullaga katmist ja siis jätan basiiliku viimaseks, mis seda katmist kindlasti ei soovi, sest tema on valgusidaneja. Ja samamoodi ma teen siit endale selle väikse puupulgaga või millega iganes mis sul kodus olemas on. Teen väiksed sellised vaod ette 3 mõttelisele osale. Ja tegelikult sa võid siin hästi loominguliselt läheneda, et kuidas sa ise tunned, et see võiks välja näha, siis täpselt niimoodi külva ka. Ja nagu ma ütlesin ka siis sellistel poti külvamistel, et sa ei pea väga kartma seda külvitihedust ja sa võid natukene tihedamalt külvata. Ja sellepärast ka, et seda on nagu mõnus teha ka pere väiksematega ja neil ikka juhtub mõnikord nii, et läheb rohkem, aga mis siis? Pisemad taimed, mis tärkavad, ongi ka toitaine tihedamad ja kui sa näed, et peale tärkamist, et ta vajab natukene sellist harvendamist, siis sa võid seda julgelt teha ja juba sa saadki endale maitserohelist panna näiteks võileiva või mis iganes toidu peale. Ma kõigepealt alustan siis sellest messloni segust. See seemnepakk on nii tore, ta on kirju, sest siin on igasuguseid seemneid ja ma kasutan ikka külvialust ja soovitan sul ka seda teha, et siis sa juba valad välja seemnepakist nii palju seemneid, kui sa tahad, et siis korraga kogemata ja valad kõiki seemneid siia mulla peale. Ja siis mul oli sedasama plaan teha tilliga. Tilli läheb alati hästi palju ja seda võib kogu aeg juurde külvata. Teda ei ole kunagi liiga palju. Ja temal on ka selline tore, üsna suur seeme, et võib täitsa ka lastel külvata ja ka ei pea kartma, kui läheb natuke rohkem. Mis siis? Proovid? Ja kui tahad järgmine kord teistmoodi teha, siis teed teistmoodi. Ja siis oli muidugi ju see petersell, et teda ju ka kunagi ei ole liiga palju, et alati võiks rohkem olla. Aga temal siis jälgida seda ka, et on natukene vajab rohkem aega idanemiseks, et näiteks kui till on juba väljas, siis peterselli ilmselt näiteks vajab umbes nädalat veel. Aga kui ta hoo sisse saab, siis ei peata teda enam miski. Ja samamoodi, nii nagu ma need väiksed vahed tegin, nendesse aukudesse ma siis ta külvan. Ja nüüd oma väikse pulgaga sätin siia seda mulda peale. Ja hästi õrnalt siis käega patsutan peale ka, et kindlasti ei tohiks jõuga kinni suruda, aga niimoodi natukene. Ja siis mul jäi üks selline mõtteline koht, üks väike 4 veel kasutamata. Sinna ma siis panen basiiliku, sest tema soovib idaneda mulla pinnal, sest tema on valgusidaneja. Ja temale ma vagusi ette ei tee, ma lihtsalt õrnalt raputan ta ühtlaselt siia peale ja samamoodi ei pea kartma, et liiga palju läheb. Ja nüüd, kui ma teda kastan ka, siis ta tegelikult minutite jooksul, see on nagu natuke maagiline, teeb sellise sült ja kesta endale ümber, et seda on ka tegelikult väga tore jälgida. Nii et on selliselt ühtlaselt praegu läbi niisutatud, et kui sa soovid, siis sa võid selle poti katta ka näiteks toidukilega, mis aitab seda ühtlast niiskust hoida, sest juba külvatud seemned ei tohi uuesti läbi kuivada ja õige pea tegelikult sa näed siin juba elu ka ja esimesena tegelikult sa peaksidki nägema, kuidas basiilik on tärganud. Nii et see oli üks võimalus ka endale natukene sellist head meeleolu luua sellega, et sa saad ise endal aknalaual midagi head kasvatada ja teadagi on ju sellised värsked ürdid ja lehtköögiviljad kõige tervislikumad, sellepärast et nad on ju värskena meil kogu aeg võtta ja nad ei lähe selles mõttes kusagil säilitades, nad ei närvu ära, et kogu aeg on olemas meie jaoks. Ja kui pidevalt ka seda potti uuendada uute seemnetega, siis on sul pidevalt ka sellist headust juurde tulemas. Kõik need tooted on saadaval Hortikumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures ja nende lingid ka me paneme siia video alla kirjelduseks. Mina võtan nüüd oma selle vaagna ja lähen sellega oma kööki, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.